tere! Selles videos näitame, kuidas soojustada fassaade EPS ja mineraalvillast fassaadisoojustusplaatidega. Mõlemat liiki fassaadisoojustuste Knauf Thermo Plus B ja Knauf Thermo Plus M jaoks omab Knauf Euroopa tehnilisi tunnustusi ning toodab sobivaid ehitussegusid. Esimene etapp – ettevalmistus kasutamiseks. Enne tööde alustamist katta aknad, uksed ja mittesoojustatavad kohad kaitsekilega. Kontrollida aluspinda, mille külge tuleb isolatsiooniplaadid liimida. See peab olema tugev ja kuiv, puhas nakkumist vähendavatest ainetest. Vett kiiresti imavat aluspinda tuleb kruntida krundiga Knauf Tiefengrund või Knauf Stuckprimer lahusega. Teine etapp – sokliprofiili paigaldamine. Määrata soojustuse paigalduskõrgus. Sokliprofiil kinnitada aluspinna külge vähemalt 3 naeltüübli või betoonikruviga 1 meetri kohta. Profiilis olevate avade kaudu valida sobiv koht, puurida auk ja kinnitada. Ankurdussügavus peab olema vähemalt 6 cm. Kolmas etapp – isolatsiooniplaatide paigaldamine. Soojustusplaadid kinnitatakse liimsegu ja tüüblite abil. Näitame samm-sammult, kuidas seda teha. Vahtpolüstüreenplaate kinnitame liimiseguga Knauf Kleber PM või liimarmeerimisseguga Knauf Klebespachtel P. Äärpunktmeetodi korral kanda plaadi keskele 3 pätsikest ja seguriba ümberringi servadele. Õiges koguses peale kantud segu peab katma vähemalt 40% isolatsiooniplaadi pinnast plaadi seina külge vajutamise järel. Liimitavad isolatsiooniplaadid vajutada ühtlaselt aluspinna külge, kontrollida loodiga, kas plaatide pind on ühetasane. Plaadid paigutada nii, et jätkukohad ei satuks kohakuti. Seinte sise- ja välisnurkades tuleb plaadid hambumisega siduda. Vertikaalvuugid peavad olema üksteise suhtes vähemalt 15 cm nihkes. Ukse ja akna ava nurga kohta ei tohi sattuda isolatsiooniplaatide vuuk, vaid see peab olema vähemalt 10 cm eemal. Neljas etapp – kinnitamine tüüblitega. Isolatsiooniplaadid kinnitatakse täiendavalt tüüblitega aluspinna külge. Tüüblit paigaldada siis, kui plaatide tagune kinnitussegu on tahkunud. Plaatide kinnitamiseks kasutada metall- või plastiktüübleid. Tüüblite ankurdussügavus peab olema vähemalt 6 cm. See kehtib nii löök- kui ka kruvitüüblite suhtes. Tüüblite arv, ankurdussügavus ja tüüp määratakse kindlaks hooneprojektis, kuid neid ei tohi olla vähem kui 4 tükki 1 ruutmeetri kohta. Nurgatsoonides on vaja tüüblite arvu suurendada kuni 6-ni, üle 10 meetri kõrgusega hoonetel isegi kuni 12 tükini 1 ruutmeetri kohta. Enne armeerimiskihi paigaldust täita plaatide kinnitamisel nende vahele jäänud praod. Vahtpolüstüreenplaatide vahelised praod täita vahtpolüstüreeni ribade või polüuretaanvahuga. Soojusisolatsiooniplaatide ebatasasused ja väljaulotavad pinnaosad tuleb sileda pinna saamiseks lihvida. Kui liimitakse halle grafiidisisaldusega vahtpolüstüreenplaate, tuleb neil liimiseguga kaetavad kohad lihvida spetsiaalse hõõrutiga karedaks või katta õhukese liimisegu kihiga. Edasine seguga katmine teostada nii, nagu eespool kirjeldasime. Hallide isolatsiooniplaatide puhul on kõige parem kasutada spetsiaalset liimisegu Knauf Neopor Kleber. Mineraalvillast isolatsiooniplaatide liimimiseks kasutada liimisegu Knauf Kleber PM või liimarmeerimissegu Knauf Klebespachtel M. Esmalt tuleb kogu plaadi pind katta nakkuvust parandava õhukese segukihiga. Lamellvilla kasutamisel kanda liimsegu plaadi peale kogu ulatuses ja kammida läbi segukammiga. Mineraalvillast isolatsiooniplaatide kinnitamiseks kasutada metalltüübleid. Lamellvilla kasutamisel tuleb kasutada suurema 14 cm läbimõõduga taldrikutega tüübleid. Tüüblite ankurdussügavus peab olema vähemalt 6 cm. Tüüblite tüüp ja nende ankurdussügavus määratakse kindlaks objektiprojektis. 1 ruutmeetri kohta tuleb kasutada vähemalt 4 tüüblit. Mineraalvilla liimimisel jäänud praod täita villaribadega. 5. etapp – armeerimiskihi tegemine. Esmalt paigaldada armeerimissegu Knauf Klebespachtel P või Knauf Klebespachtel M abil välisnurkade nurgakaitse profiilid.
Ukse ja aknaavade nurgakohtade juurde paigaldada 45-kraadise nurga all armeerimisvõrgust tükid, mis on vähemalt suurustega 20x35 cm. EPS-plaatidele armeerimiskihi tegemiseks kasutada liimarmeerimissegu Knauf Klebespachtel P ja paigaldada selle sisse armeerimisvõrk. Mineraalvilla puhul kasutada liimarmeerimissegu Knauf Klebespachtel M. Armeerimisseguga kaetud pind kammida läbi segukammiga ja vajutada armeerimisvõrk armeerimissegu sisse nii, et see jääks umbes 3 mm sügavusele aluspinnast armeerimiskihi soovitusliku paksuse 5 mm korral. Armeerimisvõrk paigaldada külgedelt vähemalt 10 cm ülekattega. Võrguribade ülekate ei tohi olla väiksem kui 10 cm. 6. etapp. Krohvimine. Enne polümeerse õhekrohviga katmist katta kuivanud armeeritud pind krundiga Knauf putsgrund fassaade. Krunt toonida krohviga sama värvi. Kanda pinnale rulli või harjaga. Kui kaetakse mineraalse krohviga Knauf struktuurputs või Knauf dekoorputs, siis mineraalkrohvide alla sobiv krunt on Knauf putsgrund. Krohvida alles siis, kui aluspind on korralikult kuivanud. Krohvimine koosneb 2 etapist. Esimene etapp. Pinna katmine dekoratiivkrohviga. Selleks kasutada roostevabast terasest hõõrutit. Teine etapp. Pinnale struktuuri andmine. Selleks hõõruda pinda plasthõõrutiga. Hõõrumisliigutused valida vastavalt sellele, millist struktuuri soovite saavutada. Kui soovite tera pinnaga struktuuri, siis hõõruda ringikujuliste liigutustega. Vihmapiisa struktuuri jaoks hõõruda vertikaalsete liigutustega. Värskelt krohvitud pinda tuleb kaitsta vähemalt 48 tundi intensiivse päikesevalguse, sademete ja tuule eest kasutades fassaadivõrku. Täname tähelepanu eest ja kutsume külastama meie veebilehte www.knauf.ee, kust leiate teavet meie toodete ja fassaadisoojustuste kohta.